üks väike asi veel, kuidas on jube hea tülli krookida. Mõtlesime, et meil jäi lihtsalt üks tülliriba üle, et noh, ei hakka ära viskama. Et sellest tülliribast, näete, kroogime niiviisi ära ja kui kroogime ära, siis teeme nagu sellele kitsekesele siia nagu kaelavõru paneme, õmbleme. Aga selleks, et ühte riba, et ta nii vahvalt kroogiks on ju, siis et kui teil on presstald, näete, mis on siuke liigendiga, näete, et liigend liigub siin, siis vaadake, võtke üks nööpnõel ja pange see nööpnõel, näete, siia liigendi alla, näe. Et siis ta ei liigu nagu nii palju, näete, kui seda ei ole, siis ta liigub hästi palju, aga see põhimõte on selles, et nõela panete, näe, siia vahele, kus ma praegu näitan, et siis ta liigub vähem, näe, ta peaaegu üldse ei liigugi. Ja kui nüüd lihtsalt õmblete, ma panin piste pikkuse ka nii pikaks kui sai, hoian niidi sabadest kinni ja vaadake nüüd. Kas näete, kui kihvtalt nagu kroogib? Lasete purdi ainult. Nii, kohe on valmis. Jah, valmis. Nii, näete, et väga kihvtilt kroogib ja nüüd selle nõela võtate siit ära, liigutate seda talda, ise kukub ära. Et siis saate siukseid neid kroogitud tülli kaunistusi veel kuskile panna, aga meie paneme siia.